ma arvan jah, et Microsoft kütab sinna kõigepealt väga-väga palju raha. Ja see, kas siis tõuseb selliseks stabiilseks platvormiks, mis siis hoiab iseennast elus, või ta taandub kuhugi. Noh, CE ei lõppe ka ära. Et see, kui see Microsoft ütles, et tugi lõpeb ära, siis selgus, et väga paljud tooted kasutavad CE-d, mida me isegi ei teadnud, mis CE-d kasutavad. Ja see tugi taastati ja Linux ei ole veel desktopile jõudnud vist. Või vähemalt ta on endiselt on kole. Nii et ja ma ei mõtle kole nagu, et noh, kole, nunnu kole, on kole. Ma iga aasta võtan ühe päeva ja tõmban mingisuguse uue distro ja installin arvutisse endale ära, et aga ei ole veel. Nüüd läheb 7. aasta juba. Et ma arvan, et see Windows jääb. Nad on nii suur, too big to fail. Kuidagi see jääb mingiks nišiks, et kui sul on vajadus. Nokia on ka, ta on liiga suur, et ikkagi kokku kukuda, et küll sellega midagi aga kas te ei näe niisugust ohtu, et kõik mängivad oma nagu selles liivakastis Android ja iOS, et rohkem hakatakse arendama veebappe? Kui sa nägid seda kõige alguses, kus näidati seda ilusat infograafikat, siis seal liigub lihtsalt niivõrd palju raha, et miks peaks keegi selle rahaga veebi minema, kus mitte kellelgi ei ole veel õnnestunud edukalt paywalli ette panna, et maksa mulle veebirakenduse eest raha. Ja tehnoloogiliselt jah, ei ole sul vaja alati native rakendust, aga miskipärast ikkagist pakendatakse nad native'iks, sest siis sa oled nagu ametlik, et sul on oma koht riiulil, sa oled ilusti poe sees, et sa tahad ikkagist olla ju poe sees raamaturiiulil, mitte poe ees mingi väike letike ja vihmavari. Et ikka tuleb poes sees olla. Et ma ei usu, et native rakendused ära kaovad. Küsimus on lühike, aga vastus ma ei tea. Et me oleme rääkinud sellest, mis loomad on need telefonid, me oleme rääkinud, kas rakendused on kvaliteetsed, kas on kaamera või mitte kaamera, aga siiamaani ei ole vist väga palju juttu olnud sellest, kui turvaliseks keegi oma lemmiktelefoni peab. See on küll hea küsimus. Et jah, ma pean ikka väga turvaliseks just nimelt sellepärast, et seal see kõrge müür on ees ja loomulikult see jääb alati, kõige nõrgemaks lüliks jääb alati see lõppkasutaja, kellele siis vastitakse ja petetakse ja räägitakse mingi ilus lugu kokku, et tee seda või tõmba teist, et kui paljud on teil siin jailbreakiga tuttavad selle terminiga või kuidas see käib, siis üks versioon oli ikkagi selline, et sa külastasid ühte veebilehte ja sulle laeti sinu üliturvalisse siis iPhone'i üks programm alla ja see oleks võinud väga vabalt olla ka mingisugune pahatahtlik viirus või midagi sellist. Et seekord läks hästi, et turvalisus küsimus on, aga ma arvan, et kõik see viiruse tõrje ja kõik see on tagajärgedega võitlemine. Põhjusega tuleb võidelda. Et ma arvan, et kohe, kui ilmub Apple'ile viiruse tõrje või iOS-ile ilmub viiruse tõrje, siis see on juba ette kaotatud lahing. Siis tuleb jälle see F-Secure ja siis üks vene nimega oli Kaspersky oli ja Norton võib-olla tuleb uuesti et see on juba kaotatud lahing. Siis tuleb jällegi muuta seda põhja, et praegu iOS on õige. Kui seda midagi hakkab ähvardama, siis tuleb seda muuta, mitte hakata ehitama sinna. Just, et kui ma enne rääkisin, et Microsoft õpib, mida Android ja iOS ees tegid, siis selle võttis Microsoft ilusti iOSilt eeskujuks ja on ka kõrged aiad ja väga turvaline platvorm. Et ma arvan, et see turvalisuse küsimus on rohkem järgmisele mehele. Ei, sellega on kõik lihtne selles mõttes, et Android on täpselt sama turvaline nagu ülekäigurada. Oleme kokku leppinud, et me lähme enam-vähem sealt kohast üle tee ja autojuhid on enam-vähem kokku leppinud, et nad ei sõida sust üle, kui sa seal ülekäigurajal oled. Aga see on ka enam-vähem kõik, et selle security'ga ja mobiilse security'ga on ka see, et kui lolliks sa lähed, eks ole, et kas sa nagu, täpselt nagu Heiti ka ütles, minu jaoks on see võrdlus alati olnud nagu arvutite security puhul ja üldse maailma security puhul see, et me ei näe nagu täna maailmas ülekäiguradasid, mille ette ilmuksid betoontõkked juhul, kui inimesed sealt üle lähevad, eks ole.
jah, eks ole, et noh, ja siis autod kõik, kes tulevad, sõidavad ennast plekiks sinna vastu, kes ei ole märganud, et on punane tuli neil, eks ole. Et noh, me oleme suutnud kuidagi nagu maailma korraldada niimoodi, et ülekäigurada kokkuleppeliselt nagu kehtib ja üldiselt noh, see ei ole tavaliselt pahatahtlikkusest, et keegi sõidab sealt üle, vaid sellepärast, et noh, mingi jama oli või ei märganud või juhtus õnnetus või. Vaata Androidiga sama asi. Et noh, ilmselt selle security'ga tuleb väga tõsiseid jamasid just tänu sellele, et noh, maailm püsib kokkulepetel ja kui kõik hakkavad seda nagu mingid häkkerite community'd mingil põhjusel nagu pahatahtlikult rikkuma, siis tuleb jama. Aga noh, jah, täpselt ma olen ka nõus, et kardetavasti meil on nagu piisavalt kogemusi sellest PC maailmast, et noh, me saame mobiilimaailmas aru, et niisugune brute force vastastikku nagu ikkagi päeva lõpuks ei ole see tee võidul, et noh, see võidurelvastumine jääb kehtima ja sellest saavad küll nii mõlemad pooled rikkamaks, aga see nüüd seda probleemi ei likvideeri. Tahtsin enne väga kommenteerida seda Nokia teemat, et see all-in on muide minu meelest väga õige termin. Esiteks ma arvan, et neil ei ole raha selleks, et uuesti proovida. Mis tähendab seda, et nendel ei olegi valikut, nad kas nagu lähevad sellega panka või failivad. Teiseks, see panus on nii kõrge, et tõenäoliselt on ka Microsoftil mõnes mõttes all-in, mis tähendab seda, et kui Nokia nüüd hakkab ikkagi tõsiselt failima, kuigi noh, täna tundub, et aktsial läheb üle paremini, siis me võib-olla näeme seda, kuidas nagu mingi Nokia mobiilidivision ostetakse Microsofti poolt ära ühel hetkel lihtsalt selle tõttu, et nagu niisugust epic faili ei saa endale nagu turul nagu lubada lihtsalt nagu noh, mitmetel põhjustel. Mida sa ootad, et praegu see seltskond võiks ette võtta parimal võimalusel Microsoft Windowsi telefoni poole pealt? Ma arvan, et see, mida peaks tegema, on universaalne kõikidele platvormidele, et ehk sellised rakendused, mida te ise tahate kasutada. Ja siis võimalusel sihtige seda 35–55 vanuseid naisterahvaid, keda siin alguses mainiti. Et teie ja nemad. Jah, ja kui tahate rikkaks saada, siis tehke see iOS-ile. ja siis, kui jääb raha üle ka, et asjadest, et siis võib mujale ka teha. Et praegu on see seis niimoodi, me ei tea, mis homme on. Me ei tea, noh, kui oleks 2006 keegi öelnud sellist juttu rääkinud, et siis oleks ka ikka vaadatud ikka kui väga haiged. Praegu on see seis selline. Et eks näis, mis tuleb. No, vaat see soovunelm tegelikult nagu, minu soovunelm on täitunud ja mis on ka nagu põhjus, miks ma olen nagu veendunud Androidi pooldaja selles mobiilimaailmas hetkel, sõltumata kõikidest tema võib-olla nagu tehnilistest nüanssidest, mis võib-olla nii head tehti ei ole, on see, et ma arvan, et Android on ikkagi ainukene platvorm, kus me näeme tänu XDA developersi nagu veebisaidile communityt, kus nagu täiesti ilma rahata arendajad kusagilt erinevate maailmade otsast uutele seadmetele toovad nagu opsüsteemi tasemel nagu uuendusi välja niimoodi, et nad pordivad neid nagu erinevate seadmete jaoks, mille jaoks tootjad näiteks ei olegi tihti teinud seda. Selleks, et selline asi juhtuks, noh, see on nagu Google'i jackpot selles mõttes, et sealt nagu, noh, sellist asja on väga harva näha, et nagu nii palju panustab nagu üks mingisugune community, nagu mingi platvormi arendus erinevatesse kohtadesse. Et täna on ikkagi nii, et noh, praktiliselt nagu kõik uuemad Androidi versioonid vanematele seadmetele tulevad ikkagi välja nagu community poolt, mitte nagu tootjate poolt, eks ole. Et noh, see on nagu väga kõva sõna, see hoiab seda asja nagu värskena, tänu sellele on olemas suur grupp inimesi, kes teavad nendest nagu sisudest palju, kes suudavad nagu anda sellist noh, hästi tugevat nagu community ja crowdsourcitud nagu supporti. Ja noh, see on see, millel noh, minu meelest nagu võikski kogu nagu arvutimajandus nagu püsida maailmas, eks ole. Väga vähe raha sisaldub kahjuks, aga see on teine teema. Aga noh, jah, jõulusoov on see sama, et parandage see oma õnnetu audiokernel ära seal sees, et vahetage välja see halb valik 10 aastat tagasi, mis te tegite, pange sinna normaalne nagu noh, jack, see on täitsa okei sisse panna sinna, kui muud ei ole parasjagu käepärast ja kompileerige uuesti kõik see asi. Aga see oli nüüd rohkem soov Google'i poole peal. Hüva, suur tänu meie tänastele panelistidele, Andrusele, Jaanale, Heitile.